Ajujaht on jõudnud sellesse faasi, et käes on vahefinaal. Täna on siis see hetk, kus 25 finalistist valitakse välja 8, kes pääsevad lõppvõistlusele. Kui siiamaani on tiimid lihtsalt saanud oma ideedega töötada, neid arendada ja žürii on olnud sellises nõuandvas positsioonis, siis täna on karm tõsiasi, kus siis need tiimid, kes on suutnud oma progressi näidata, pääsevad edasi. Need, kes on vähe aeglasemalt olnud tagasihoidlikumad, nende jaoks on konkurss tänasega läbi. Mulle on meeskonna kohta küsimus. Kogemus keerukate rakenduste loomisel riigiasutustele palju suurem. Ajuhei žürii on 8-liikmeline. Seal on Eesti mõistes väga esinduslikud äriinimesed, kes siis on kogu selle hooaja vältel neid meeskondi jälginud ja lõpuks siis täna otsustavad oma eelistuste ja siis koondpingerea alusel, kes need 8 kõige tugevat meeskond on. See, kuidas inimene suudab oma ideed edasi anda, see, kas tal on kontrollküsimustele ladusad vastused ja see, kas ta suudab selle ajujahi protsessi käigus näidata progressi, oma enda arengut ja oma idee arengut või oma tiimi arengut. Et kui see tuleb kõik välja, siis ideel on väga suur elujõud. Maailmas ainulaadne grillsöötoode Grill Cube. Seda võib-olla alati ei öelda välja, aga meeskond on absoluutne võti. Keskpärase meeskonnaga väga head ideed tavaliselt tegema ei lähe. Küll aga väga hea meeskonnaga võib isegi keskpärast ideed minna tegema. Iga aastaga on läinud kvaliteetidest paremaks ja selle aasta tunnuseks on eriti see, et on tehtud tõesti korralikud prototüübid, need on siin ja see etapp on nagu päris hästi selja taga. Mis ootab nagu ees ja mis on võib-olla selline süstemaatiline murekoht on, et väga head kogemust ja arusaama ei ole, mis saab siis, kui läheb masstootmiseks, mis saab siis, kui tuleb läänest palgata tõsised eksperdid, kui minnakse IKEA-ga konkureerima näiteks, siis tuleb ikkagi maailma tasemel spetsialistid ja juhid endale palgata. Ja võib-olla selles osas see tunnetus, mis tegelikult sammud ees on veel väike. Siin on võimalus Eesti startupidele kaasa aidata, kaasa mõelda, küsida võib-olla selliseid küsimusi, mis on keerulisemad ja näha rohkem ette, et mis probleemid võivad ees oodata, mida täna võib-olla kogemuse vähesuse tõttu ei pruugi muidu näha. Mõned meeskonnad on teinud väga suurt progressi selle võistluse jooksul, et esialgu tulnud päris toore ideega sisse. Tänaseks on olemas prototüübid, tootenäidised, videod, klipid enda tootest juba, nii et see on üks asi. Teine asi kindlasti on see, et kuidasmoodi meeskond suudab seda ideed presenteerida ja kolmas on see, et kui kiiresti suudetakse ikkagi seda ambitsiooni täita, mis endale on võetud, et 10 turgu Euroopas on päris suur ambitsioon ja kas on jõudu meeskonnal seda ambitsiooni täita? Need 8 meeskonda, kes täna välja valitakse, saavad iga meeskond 2000 eurot selleks, et oma ideega edasi areneda selle 1,5 kuu jooksul, mis on jäänud lõppfinaalini. See, kuidas nad seda kasutavad, on nende enda teha. Nad võivad pühenduda lihtsalt oma tööaega panustades, võivad osta teenuseid sisse, mida neil parasjagu vaja on. Meie pangas iga päev puutume kokku startup-ettevõtetega, väike ja keskmise suurusega ettevõtetega ja tunneme muret, et neil majandustegevus hästi kiiresti käima saaks ja et neil oma tegevuses hästi läheks. Me tahame, et inimesed rohkem unistaksid ja teine oluline komponent selle juures, et nad julgeksid need unistused ellu viia. Ja selleks, et aidata sellele kaasa, saigi see konkurss ellu kutsutud ja mina antud juhul ja esindaja olengi siin. Ehk siis on aeg teatavaks teha 8 lõppfinalisti, kes siis saavad koheselt 2000 eurot ka preemiaraha, millega siis edasi arendada oma toodet-teenust. Kui me kutsume finalistid ükshaaval ette, me kutsume need tähestiku järjekorras, ehk siis ei ole pingerida.